Ja jep, täna hakkame vaatama, mis pakk meile tuli. Nagu oleme rääkinud, on plaan paigaldada Mover kärule ja alguses ma otsisin Eesti nii-öelda haagissuvilite ja matkaautodega tegelevate ettevõtete kaudu, et leiaks, nad telliks mulle. Aga sealt siuksed vastused olid veits kaudsed, et täpselt ei teatud, mis mul vaja läheb. Siis üks firma pole üldse vastanud mulle 2 nädala jooksul. Ja siis otsustasin Euroopast ise uurida. Ja kirjutasin ühte ettevõttesse, kes tegelebki ainult Moverite edasimüügiga. Ja sealt mul tuli kohe vastus, mis asja mul on vaja. Ja pakk oli siin, kui Eesti ettevõtted oleks tarneaegadeks öelnud 2-3 nädalat, siis selle tellisin teisipäeva hommikul ja see oli mul kohal reedel, oli kogu see asi kohal, mis on nagu selles mõttes äge, et aeg ka pressib peale, on vaja asi külge saada. Uurisin paigalduse kohta. Paigalduse videosi on nii palju üleval YouTube'is, et otsustasin, et me paigaldame ise selle. Ja lisaks veel otsustasime, et me teeme seda siin hoovi peal. Et näidata, kui keeruline see olla saab. Ei ole vaja võib-olla, mul on olemas võimalus, kanali võimalus ja kõik asjad, aga proovime selle siin ära teha. Et vaatame, mis meil siin toodi. Siin ma umbes arvan, mis siin on 2 pikka toru sees. Aga tõmbame laiali selle esimese paki. Nii, normaalselt pakitud. Siin on siis ühe poole mootor. Ilmselgelt teises karbis on teise poole mootor. See on lihtsalt tühi karp. See on pakkimise jaoks just jäetud siia niimoodi, et asi ei liiguks. Pehmendus. Nii, mis siit tuleb välja? Oba. Siin on siis see toite või see juhtplokk. Jah, siin on kõvasti mingi 5 releed. Seda me kõike näeme. Selle video kusjuures teeme, ma arvan, et täna filmime, tõmbame karbi laiali. Juba hakkab siin kell nii palju saama, et võib-olla täna kõike ei jõua. Mis siin veel on? Kaelapael. Isegi patareid on kaasas. Juhtpult. Juhtpuldid sellel Easy Driveril on selles suhtes universaalsed, et täisautomaatse selle, et ta ise peale jookseb ratta vastu ja tagasi. Selle jaoks on ka siin nupud olemas, et see on niisugune universaalne tükk. Nii. Ja siis on mootor ise. Juhtmed on küljes, vaatasin 6 ruutmillimeetrit. Minu jaoks tundub natukese vähe, aga ilmselt on mingisugused insenerid selle nagu välja arvestanud. Ja siukene tükk on. Siukene on see tükk siis ise. Nii, vaatame, mis siis teises karbis on. Ma panen selle kuskile siia papi peale. Ega teine karp väga palju sisu poolest erineda vist ei saa, et nendega ma natukese juba tegin tutvust. Inglise keeles kõik keeled on olemas. Pildid, juhendid väga keeruline ei saa olla. Mudel on meil siis Basic 1,6.
sellest peaks piisama meie käru liigutamiseks. Ja vaatame edasi. Nii. Ja siinpool on teise poole mootor. Mootor peaks kinnituma sinna raami külge ja vahele nendel läheb siis see pikk toru. Ja siis veel peaks olema siin siukene asi, et selle peale keeramiseks käib vahele teine toru, et sa ei pea mõlemalt poolt käima seda mootorit peale keeramas, vaid ainult ühelt poolt piisab. Nii, mis siin siis sees on? Hops. Nii. Siin tunduvad olevat need otsakatted, põhja alla kinnitamiseks klambrid, mingisugused kleepekad, et näppe vahele ei pista, nipukaid, mis siin veel on. Jämedamad juhtmed, need olid 10 ruutmillimeetrised, need peaksid olema nüüd need, mis lähevad sellesse juhtplokki akust. Siis on nii-öelda pealüliti. See on siukene tükk, mis mulle väga ei meeldi, sest see on nii-öelda, ta ei ole pinnapealne, vaid selle pead panema augu läbi puurima kuskilt seinast või kapist ja siis tal jääb nagu väike ots näha. Aga mina teen teistsuguse lahendusega. Selleks ma juba soetasin varasemalt ühe siukse pinnapealse lüliti. Põhimõtteliselt sama asi. Lihtsalt ma saan ta panna, mul on plaan ta umbes paigaldada äkki kuskile siia või niimoodi, et lähen kohale platsile, teen luugi lahti, keeran selle käima. Ploki ma arvan paigaldan ka umbes sinna seina peale, selle juhtploki. Ja siis on natukese kaablite vedu ja need me jätame siia. Mingid siuksed tükid on siin. Natukese ma olen selle juhendiga juba tuttunud. Umbes tean, kuhu iga asi läheb. Nii, need klotsid siin. See on nagu nii naljakas, igal pool näidatakse selles. Väga tähtsad klotsid, et sa saaks ratta ja selle rulliku vahe siit alguses paika panna. Paned selle klotsi siia vahele ja see on nagu õige kaugus, et noh, see on minu jaoks naljakas tükk, et seda võiks ükskõik millega nagu välja mõõta, eks. Aga nendel on kõigil nad kaasas. Nii, tõmbame siis ühe karbi veel laiali. Paneme siin asju kokku poole ka. Võtame selle, vaatame, mis siin, millised need torud välja näevad. Kusjuures need kaks kasti ja see toru, üks tuli FedExiga, see tuli mingi GLS ja lõpp oli siis mingi Smartposti või mis iganes. Et imelik, et miks see eraldi saadeti. Ma ise mõtlen, et sellel on võib-olla soodsam saata nüüd niimoodi. No nii. Hops. Siukene tükk. Ja siit seest tuli siis see teine varras välja. Vaatame, kuidas need asjad hakkavad siin minema. Esmalt nii palju vaatasin, et tõstame selle käru esiotsa nii üles, kui saame. Ja paneme need mootorid sinna otstesse juba paika koos selle tükiga.
Siis peab siin kahekesi proovima ta sinna alla kinni saada. Et kui see osa on paigas, siis on nagu ainult niisugune ühendamise vaev, juhtmete ühendamine ja augu läbi puurimine. Mul on vist selle jaoks ka juba koht vaadatud, kus ma selle nagu täpselt viin. Juhtmetel vaatasin, lugesin. Pikkus peab olema mõlemal mootoril ühepikkune. Selleks, et ei hakkaks kuskile liiga ühele poole minema või teisele poole töötamise ajal. Aga kui mul nüüd seda üle jääb, et nii palju vaja ei ole, siis ma teen kindlasti lühemaks. Et eks siis paistab. Ja ega ei olegi väga muud, et ma arvan, et siin paneme mingi hetk timelapsi käima ja hakkame möllama selle asjaga. Nii, aga hakkame pihta siis. Villem paneb timelapsi käima. Kõigepealt võtame tagajalad alt ära, tõstame esiotsa nii kõrgele kui saame. Paneme siia mingid katted alla, et siin oleks mugav toimetada. Ja vaatame. Nii, ma arvan, et tööruumi meil on siin piisavalt. Panime igaks juhuks väiksed lisapukid sinna alla, vaatame, kui need segame jäävad, siis mõtleme midagi muud välja. Et see asi meil siin ümber ei käi. Natukese kõigub. Vaatan, äkki lasen tagumised jalad ka maha, siis ta on vähe stabiilsem. Et ja siis ma arvan, et komplekteerime ära kogu need 2 moverit ja siis vaatame, kuidas me selle sinna alla saame. Nii, tõstsime selle toru vahele sinna. Proovime saada ta nüüd sinna alla ja raami peale kinni ära juba. Vähemalt nii-öelda toetuma. Siis me saame selle vahevõlli hiljem panna ja jupikaupa asja kinni keerata. Et vaatame, kuidas see meil õnnestub. Et Villem paneb selle võib-olla kaamera sinna kuskile allapoole meil. Et siis on näha, kuidas me seda sinna meelitame. Nii, pingutasime Villemiga selle siia alla. Väga lihtne ei olnud. Aga nüüd hakkame teda paika reguleerima. Vaikselt keerame neid polte lähemale kinni. Kõiki asju kinni ei pane lõpuni. Sest siin need vardad asjad peavad olema hästi, et mitte pinge all kinni keerata. Ja siis ma selle kauguse siit, ma panen nagu võrdselt rehvi keskele. Et siis ma mõõdangi siit raamini ja sealt poolt raamini, et oleks ta ühesugune. Siit on näha juba seda clearance'i kaotust, et see 5,7 sentimeetrit, et ei ole väga hullu. Et vaatame edasi. Siis ma näitan ära ennem need tähtsad klotsid, mis kaasas on, mille jaoks need vajalikud on. Et Villem toob kohe siia poole, näitab, kuhu me need reguleerimiseks vahele peame panema. Nii, need 2 klotsi, mille jaoks on see, et see kaugus siis rattast tuleb sättida ja see siia vahele panna. See on nii-öelda õige kaugus kinni keeramiseks. Näed sa siit, jah?
teine klots on veel, selle paneme teisele poole ja siis hakkame vaikselt timmima seda asja. Ma arvan, et paneme jälle timelapsi käima ja sätime niimoodi asja paika, et oleks tal kinni. Vardad alguses ma ei pane üldse, kruvingi vaikselt ligi, sätime, reguleerime ja lõpus teeme alles õige selle pingutuse, selle jõuga, mis need poldid kinni peavad käima, et davai. Nii, niisuguse basic installatsiooni saime valmis. Nüüd on vaja panna niisugune vahetoru siia, et saaks ühelt poolt peale keerates, kui ma siit keeran seda peale, niimoodi lähemale, et saaks et ma ei pea teiselt poolt ka keerama. Ehk siis see on niisugune nii-öelda nagu kardaan. Siin on kaasas, juhendi järgi tuleb panna niisugune isekahanev termorüü. See toru läheb siia sisse. See on vist sellepärast, et ta ei hakkaks niimoodi kolisema, ma arvan, miks seda muidu on vaja. Sest juhend näitab, et see tuleb panna sellele peenemale torule siia otsa peale. No vaatame. Panen. Lasen ta niisama. Siia lähedale. No vaatame, kas siis on tohutult vaiksem. Vist isegi on. Tundub, et toimib. Päris huvitav. See läheb sinna keskele. Selle jaoks me jälle läheme ronima alla. Siin on ka ette nähtud see vahekoht. Selle vaatame välja. Paneme ta paika. Ja siis laseme selle siia kinni puhur või selle põletiga. Aga vaatame, läheme alla jälle ja vaatame, mis saab. Nii, vaatame nüüd. Pane see nii pidi, et oleks seal vaata varda otsas õiget pidi selle poldi augu suhtes. Sul on jah? Jah. Nii. Mina sain ka, vaata. Pane uuesti. Tõmba nagu välja poole seda. Nii. See on paigas. Nüüd on vaja need polt, mutter ja vaata, seib läheb siis ühele poole ja teisele poole, eks ju. Vaata, katsu sealt august läbi ajada. Ma panen siit poolt samal ajal. No. On vahet, mis pidi läheb või? Ma arvan, et ei ole. Pigem, ma arvan, pane ülevalt alla, siis on mugavam, siis ta püsib ise ju. Seibi panid peale või? Jah. Okei. Nii. Raudvara sai meil paika.
video jäi võib-olla natukese poolikuks, sellepärast meil oli väike akufopaa siin, aga see toru sai ennem kinni keeratud. Siia vahele panime siukse toe, mis on juba kaasastel. Villem näitab kohe. Siia peale läks samamoodi see isekahanev rüü, et ta nii palju ei koliseks. No ma ei tea, äkki ei kolise. Kuigi me ise ei ole ju õues sellel ajal, kui me sõidame taga. See sai kinnitatud. Kõik poldid on paigas. Kontrollisime veel Villemiga mõõdud üle siit. Ühesõnaga, raudvara on paigas. Nüüd peaks hakkama tegelema siukse nii-öelda peenema poolega, et elektriga leiame koha, kust me juhtmed läbi viime. Väike mõte mul on seal. Vaatame seda pealt poolt. Kas sealt saab läbi minna või ei saa. Korra näitame veel videos, kuidas see nüüd nagu toimib. Kuidas ma rataste lähedale ta keeran. Ilmselgelt ma hakkan seda tegema jälle akutrelliga. Õnneks on need poldi otsad on 19 mm, mis on sama, mis on tugijalgadel. Ehk siis ma saan seda kõike trelliga teha ühelt poolt. Ma arvan, et väga mõnus. Siia piduri asjale jäi ka korralik vahe. Villem näitab, et ta jookseb väga täpselt siit mööda. Ainuke ongi siis see, et clearance'i erinevus nagu ratta enne ratast on nagu see kõrgus. See on kuskil 5,7 sentimeetrit. Siin on väike sükene võib-olla. Ütleme nii, et ma arvan, et ma arvestan sellega sõidul, et ma ei näe, et autol ka oleks ees sükest nii kõrget kohta, et ma ei pea selle pärast nagu muretsema, et kõik poldid, mutrid said tõmmatud õige jõuga kinni. Villem tegi sealt poolt, mina tegin siit poolt. Ja ega muud ei olegi. Hakkame elektriga tegelema. Vaatame, kui kaua me täna jõuame, sest täna juba on siin ilm on soe, sääsed on väljas, aga panime termatselli tööle ja praegu on väga okei, et aga jätkame üritust. Nii. Kogu üritus on paigas. Siia mingid korgid otsa ja see on niisugune väike viimistlemine, et kohe vaatame seda, et kas nüüd toimib asi. Siin on skaala peal. 19 padruniga ma lasen seda samamoodi nagu tugijalgase alla. Lasen ka nüüd selle lähedale. Kui kohale jõuame, siis hakkab vaikselt minema. Skaala jookseb. Punasesse pole mõtet lasta, piisavalt vastas ja asi võiks nagu toimida. Teiselt poolt siis ma arvan, et ma praegu, kui ma nüüd lahti hakkan lastma seda eemale ratast, siis Villem läheb filmib, vaatame, kas asi toimib. Siia ma arvan, et võime nüüd need korgid peale lüüa ja sellega see asi lõpeb. Panen ka kleepsud ohutuse mõttes. Ma ei tea, kes tahaks siia näppe vahele jätta või kuidas see üldse võimalik oleks. Võib-olla on see sellepärast, et kui äkki tõesti mina siit kruvin ja teisel pool on keegi hoiab näppe siin, ebareaalne veits, aga ohutuse pärast paneme need peale. Igasuguseid olukordi võib olla. Nii. Lähen panen teisel poole ka korgi peale ja siis jääb üle elekter, mis on võib-olla natukese huvitavam, et siin on mingid tükid kaasas. Ma natukese tunnen muret selle üle, et mul on liiga vähe seda, liiga lühikselt on seda kaablihülsi siin. Aga vaatame,
kõigepealt teeme sinna selle augu läbi, kust me nende juhtmetega sisse läheme, siis me näeme seda, et kui palju mul sellest puudu tuleb, et siis ma leian siia peale mingi uue tüki ja nii on. Ja seda asja siis saab mõlemalt poolt. Mul ei ole vahet, ma tulen siit poolt, tahan kruvin vastu, tahan teise poolt kruvin, läheb vastu, et ei ole vahet. Nii, jälle ma toetan siia mõnusa nurga all. Mõte on see, et siin on niisugune kate, vaatame, mis siin all on. Ma ei saagi aru, kas see vist on põrandakütte mingisugune, ma ei tea, mis lee või see tähendab termoandur. Minu mõte oli siit juhtmetega läbi tulla, et oleks nagu viisakas, kui nad jääksid siit läbi tulema. Aga vaatame. Proovime selle katte lahti siit, vaatame, mis siin all on. Ma oleks lootnud, et siit on mingi läbikaabel, oleks see eriti hea olnud. Oleks nagu kindel olnud, sest meil on siin põrandaküte ka. Kuigi selle ma olen üle vaadanud juba, et siia osakonda see põrandaküte ei tule, et kuskilt läbi küll puurida ei taha. Nii, opa. Nii, mina arvan küll, et me tuleme selle kaabliga siit läbi. See vist ongi selle põrandaküte see. Siit on niikuinii see põrand siukene, nagu ta on. Tuleme kaablitega läbi, paneme katte peale, jookseme siia, ploki paneme siia, lüliti siia. Ma arvan, et väga hea. Kõigepealt võtan peenikese puuri, laseme siit otsa alla, augu läbi, vaatame, kuhu me jõuame sellega. Ja siis näeme seda ära, kuhu me nende kaablitega tuleme. Tegelikult võikski selle siis pärast ilusti siit hermetsiga kinni panna ja jätta, aga see asi, mis siin on tehase originaal, ehk siis noh, ma ei saagi aru, mis siin on. Siit vist lähebki edasi see põrandakütte mati mingid ühendus või asi. Minu jaoks on natukese niisugune lahendus, et noh, ma ei tea, kas ma niisugust asja müüa julgeks, aga mina leian, et siit on väga hea tulla nende meie Moveri kaablitega läbi, et siia ma lasen mingisuguse 12 augu sisse, pärast paneme hermetsiga ilusti kinni ja on okei. Ja siis läheb see kate peale, kaablid tulevad siit läbi, siia läheb plokk, siia paneme lüliti ja nii ongi. Nii, kõigepealt ma lasen siia selle väikse augu ette, kuskilt keskelt. Ops, läks läbi. Lähme altpoolt vaatame seda, kust ta tuli siis. Jätame puuri siia. Mulle tundub, et see koht võiks see olla, aga ei ole väga kindel. Pool maad. Leidsin koha. Läks päris huvitavalt, et see ülealt alla auk tuli siia gaasitoru kõrvale ja niisugune sentimeeter, et võib-olla siin nädala lõpus bingolotot ostma ei pea, et me sellest torust läbi ei lasknud. Et ma läksin, kuna ma ei taha seda rappida, seda põhjavineeri, siis ma liigun siit altpoolt ülespoole selle puurimisega kaablite jaoks. Ma lasen siia mingisuguse 16 augu sisse, siis mahuvad kaablid, siis mahuvad need otsikud läbi ja siis ma hakkan vaikselt lastma.
üks tuleb või? Nii, oota, nüüd võta teine. Nii. Ja tõmba. Tõmba. Nii, okei. Kuule, aga siis on hea. Nii. Ütleme nii, et mul oleks vaja välja vahetada need isolatsioon või need kaitserüüd. Nii. Ma ei taha, et ta jääb niisugune pingul. Et ma paneksin siia rüüd veel ümber. Sealt lähme sisse sellega. Ja see nii-öelda vasakpool, see ei ulatagi, eks ju. Et siis ma pean tegema jube heaks niimoodi, et ma saan siit need rüüd sisse suruda ja pärast hermetsiga kõik üle käia. See mulle väga meeldiks. Need klambrid on kaasas ka vist, aga selle poole rüüd juba ma pean pikemaks tegema. Ehk siis mul on vaja minna poodi materjali juurde tooma natukese. Et muud ei olegi. Tänaseks ma arvan, et me lõpetame, kuna meil hakkab siin pimedaks minema ja homme on veel koolipäev Villemil, et siis lõpetame selle asjaga. Aga umbes nii see asi hakkab välja nägema. Siis lähme juba tubaste tegevuste peale. Akuga ühendamine, plokiga ühendamine ja vaatame, mis saab. Tere jälle. Eile jätsime asja pooleli õhtul. Täna jätkame kaabeldusega. Nagu ma eile ütlesin, mul oli vaja kõri juurde tuua. Siis ma tõin seal neid pressitavaid otsasi juurde. Ja nüüd kuna mul on seda juhet siin nii palju, et ma ei tahaks seda siia rulli jätta, aga samas ei tohi mootoritel olla juhtme pikkused erinevad, siis pidi hakkama nagu ühele poole nii-öelda viltu kiskuma see asi. Siis selleks me võtame nad korra tagasi, et me need vanad kõrid maha saame, selle jaoks ma võtan need niikuinii ära, sest ma teen juhtmed lühemaks. Siis me saame need läbi lõigata, need originaalkaasas olevad kõrid ära võtta. Ja siis me korra mõõdame ära juhtme pikkused. Sest kui nad mul siin pundis on, siis ma ei tea, kumb on pikem, kumb on lühem. Seda ma tean jah, et kumb on vasak parem, eks. Aga ma neid koha peal siin ei oska niimoodi ju hinnata, et lõikan selle siit ära ja selle siit ära, siis nad on ühepikkused. Et teeme sihukese asja ära. Mõõdame ära pikkused ja nii on. Tõmban need juhtmed välja tagasi. Ma ise mõtlesin, et ma nad paigutan niimoodi, et ma jooksen nagu otse selleni ja siis tulen siia ette. Või võiks diagonaalis panna, oleks juhe lühem. Oleks nagu natukese parem. Aga vaatame, kuidas siin on ikkagi igal pool pandud nad. Muud juhtmed ka ei ole otse või tähendab kuskilt diagonaalis tõmmatud. Et ma teen ka ikkagi niimoodi, et ma panen siit otse siiani ja lähen siit serva mööda teisega samamoodi. Et vaatame, kõigepealt mõõdame nad ära, siis ma tean palju pärast lõpus maha võtta ühte juhet ja teist juhet. Nii. Seda auku ma teen ka natukese ovaalsemaks, sellepärast, et ma tahan, et mõlemad need hülsid läheksid siit läbi. Ma veel ei tea, kuidas ma teen seda, aga lasen siit võib-olla viiliga. Ma ei tea. Selle saame kohe teada. Nii. Ajame need siit korra nii pidi pikaks. Vaatame, kas nad on ühepikkused. Kui nad on ühepikkused, siis mul rohkem ei olegi vaja tegelikult teada. Siis ma tean, et ma ühelt võtan nii palju maha, teiselt nii palju, siis jäävad juhtmed võrdseks. Tulen
nii. Ops, see on siin. No hinnanguliselt on nad ühepikkused ikkagi. Siis ma tean, kuna see parempoolse mootori juhe jääb pikem, siis maha ma tohin nende juhtme otstest ühe palju võtta. Ehk siis ei olegi midagi. Ma umbes mõõtsin välja, mingi paar meetrit oleks mul vaja seda kõri sinna peale, et ta ulataks mul sinna sisse minema. Siis võtame siit otsast 2 meetrist juppi. Vaatame, mis selle laius on. No, see on nõksa üle meetri. Pärast väike kadu tuleb niikuinii, eks ju, aga seal ei ole vahet. Nii, hops. Nii. Teised on samasuguse. Pärast mingid lühikesed jupid, mis mul siit alles jäävad, nendest mul ei ole kahju, et need siis on nii. Nii, see jääb mul tagavaraks. See tükk jääb ka tagavaraks. Mõtlen, kuidas nüüd kaale sisse saaks ajada siia. No vaatame, äkki ma suudan lükata läbi selle. Läheb vist üsna kergelt. Nii, hakkab vastu natukese. Hoia Villem sa seda otse enda käes. Noh, tulid välja. Anna siia see. Nii. Nii. See pool on paigas. Tõmbame teise poole paika. Siis teeme selle augu suuremaks seal natukese. Ja siis kinnitame selle kimbu ära. Siis me saame tulla läbi põhjatuppa ära. Siis me saame tegelikult suvila maa peale ära lasta, et siis ei ole enam seda kaldusolekut meil siin. No nii, tundub, et me saime endal siit altpoolt kõik nagu valmis. Kinnitasime ära. Selle ümbruse hermetsisin mingisuguse karavanidele mõeldud siukse nätsumoodi tootega, mis ta siin on, Dekasiil 89336-ga, sest kui mul oleks vaja neid juhtmeid, kui ma paneks mingi kange hermetsiga, ma ei saaks seda juhtmepunti elu sees siit kätte, siis see on nagu siukene asi, et ta on võimalik siit ära ka võtta. Mingi hetk ta läheb võib-olla natukese siukseks tahedamaks, aga rohkem ei olegi midagi. Siia võib-olla nendesse kohtadesse ma pean vaatama, et panema mingisugused, ma ei teagi, mingi pehmenduse vahel, et siin, kui ta liigub, õõrub äkki läbi. Aga seda vaatame juba, see on siukene jooksvalt vaatamise asi. Aga õnneks saab see altosa kangutamine läbi. Kindlasti oleks mul lihtsam olnud seda teha endal kanali peal, kui ma saan sirge seljaga seda kõike paigaldada, eks ju. Aga tahamegi näidata, et seda on võimalik ka võib-olla teistelgi siin hoovi peal ära paigaldada,
ja noh, selle kohaga on muidugi see, et ma arvan, et see on üks kuivamaid kohti suvilal, ega siit mingit vett ei tule talle nagu kuskilt ligi, et meil hakkaks midagi sisse tulema, et sellepärast ma selle silikoni ka valisin, et siin on ainult see, mis ratast alt lendab vesi, aga seda on nii vähe. Juhtmed on nüüd läbi toodud, selle lõppviimist, see on juba lihtne lugu. Nüüd ma tahaks selle asjad tööle saada. Siit läbi tuues oli näha päris hästi, et kumb jääb vasakuks, kumb paremaks. Ma ei tea, kas kaamera näitab sinna maani, aga nüüd oleks vaja nad võrdseks pikkuseks teha, et kuidas ma seda teeksin. Mis see ülejäänud osa on siin? Ma teen nad nüüd kohakutti. Ja võtan ta kuskilt siit maalt maha. Siis nad jäävad võrdse pikkusega. Ma mõtlesin seda, et ma jätangi nad nii palju siia ruumi pikemaks, et kui mul on vaja selle plokiga mingi jama, et ma ei pea kuskil ronima, ma kruvin seina pealt alla ja ma saan siis siin sellega nagu tegutseda. Nii. Vaatan, kui soojaks ma selle jootekolli saan. Et kas õnnestub mul siia tina sisse saada, et noh, hakkas ikka minema. Mingi kogus siia sisse läks. Tegelikult peaks üks otsa tegemiseks olema tükk maad suurem kolb, jootekolb, aga mul seda praegu ei ole. Nii. Selle asja sain tehtud. Nüüd paneme need rüüd siia lõpuni otsa. Hops. Jääb üsna kena. Laseme sooja puhuriga see üle. Ja siis saame järgmised otsad valmis teha. Et vaatame, et see juhe ulataks. Nii, nüüd võtame selle ploki ette. Peaks need kaablid siia ära ühendama. Tegelikult ma tahaks täna nii kaugele jõuda, et võib-olla lõplikku viimistlust siia ma nende kaablite kinnitamise osas ei saa panna. Täna ei jõua. Läheb juba pimedaks, aga äkki saaks väiksed esimesed liigutused teha. Mis oleks äge. Et noh, siukene tükk on. Siukene ei tundu väga keeruline. R parem, pluss, parem, miinus, vasak pluss, miinus, vasak pluss. Ma mõtlen, et krutime praegu selle siia külge. Siin mul on lihtne. Võtan nüüd 10 võtme, äkki on 10 on. See on päris hea mõte, mul oli see, et need juhtmed natukese pikemaks jätta, et vaatame, kuidas ta nüüd muidugi tööle hakkab, aga lihtsalt seda installi osa ja seda on nagu mõnus siit luugi vahelt teha, kui sealt üle selle kangutada.
põhimõtteliselt on nendega kõik. Ühendus peab alati väga korralik olema niisugustel asjadel. Ma arvan, et mul on ka. Nii, selle me krutime sinna seina. Ma arvan, et mingi sihukese koha peale võiks panna. Need tõmbab nippariga siia lihtsalt punti kokku. Nii võtabki. Tegelikult ma teen ikkagi selle lükke ära, et ma panen ta kohe siia kinni. Ma ei tea, kui hästi kaamera siit võtab, kuhu ma selle panna kavatsen. Selle koha peale ta siin tuleb. Need klemmid mul on kinni. Polegi enam midagi, ma lasen ta siia seina peale ära. Villem saab näiteks paigale hoida seda plokki. No, ta võiks olla kuskil niimoodi. Sa hoia sealt sees poolt, kui sa ulatad. Koogutama sealt. Niimoodi. Nii oleks hea. Ma vaatan kohe väiksed kruvid siia. Ma käristan ta kinni ära. Siin peab vaatama selle seina paksust, et ta siit mingit muhku üles ei lasema. Võiks olla lühem. Nii. Natukese on ta viltu sul. Aga paneme ühe kruvi ees minema. Siis me saame seda korrigeerida siin. Nii, üks pool seisab. Lase enda poolt hästi natukese allapoole. Ta püsib ju vahel. Nii oleks hea, kui sa suudaks paigal hoida seina vastas. Nii, suudad. Otsad on mul valmis tehtud, lüliti on küljes. Nüüd ma panen need põhiotsad siia plussi ja miinuse külge ära. Natukese hakkab vastu mul see. Kogu selle lõppviimisse, selle ma teen kõik hiljem. Lõikan nad parajaks ja nii edasi, ega siin ei ole ülimalt mingi mugav seda siin teha. Siit aknast või sellest luugist. Ma lihtsalt tahaks kogu selle asja ära proovida, et kas see töö üldse meil ka vilja kannab, et siis peame tänaseks jälle lõpetama selle. Peame siin veel tööriistu kõvasti kokku võrjame. See sai kinni. See on ka kinni. Nii. See plussots ka veel kinni. Nii. Tundub, et meil on kõik ühendused tehtud. See hakkab siia, see läheb umbes selle koha peale. Plokile käib veel niisugune kate peale, seda ma täna ei pane. Jääb umbes niimoodi siia. Need ühenduskohad jäävad kõik siia katte alla.
Aga mis muud, võtan puldilt, võtan patareid ja lülitame masina korra sisse. Nii, panen kaane tagasi. Ma ei tea, ma proovin võtit keerata. Sellepärast, et korra vaatan üle. Miinus, seal on miinus, pluss. Ma ei tea, ma proovin korra. Vaatan, mis teeb, kas masin võtab pildi ette või käib kõva pauk või. Releed klõpsuvad. Nii, kas ma pean nüüd sisse lülitama? Okei. Kuule, aga siis teeme niimoodi praegu, et korjame siin natukese tööriistad kokku. Teeme ümbruse puhtaks, niikuinii mul on vaja nina alla tagasi lasta. Selle asjaga siin tegeleme ja vaatame, kas me saame liigutada ka suvilat. Proovime ära. Alguses ma ei saanud aru, kuidas see pult toimetab. Ja siis mulle tundub, et 2 laksu vajutan. Ma pean juhendit lugema, aga sellega on aega. 2 korda järjest vajutan, siis ta läheb nagu tööle. Käib piiks. Ma eeldan, et ta on nüüd paigas. Ma pean sealt poolt võtma ära jala alt või selle tukiskinga. Siis ma laseks teda otse edasi ei nõksa. Vaatame, kas liigub ka. Tundub, et liigub. See on niisugune rõõmus moment. Ühe asja ma huvi pärast teen veel. Vaatan, palju mul selle väikse lükkega siin akut järgi jääb. Aku äppi panen tööle. See oli vist see. Connect. Ma ei tea, kui hästi ta levib siia. No, näitab 100%, eks ju. Kurrent on 0. Nüüd ma mõtlen, et prooviks korra sinna taha poole teda ajada. Nii. Kõik toimib. Natukese hirmus on alguses. Selle peaks siia panema. Näitab siin praegu hetkel näitab 26-29 amprit. No, see on alla mäge muidugi. Ma ei teagi, ma pean võib-olla selle mingi sünkroniseerimise ka tegema. Et praegu ma näen, et ta läheb nagu viltu vähe. Eks seda pean natukese harjutama seda juhtimist ka, et ei ole päris nii, et lampi. Vaatame, mis meil ei. Ma tean, et 1 kruvi peaks olema kuskil maas. See on vaja kindlasti siit üles leida. Näita. See sama oligi, mis mul ära kadus. Sest seda ma kuskil refi sees näha ei taha, et kuule, aga ma ei teagi. Hääled on siuksed, ma ei tea, ei ole väga mõnus hääl, aga ju see nii peabki olema, et eks siin peab ümberringi ikka peab vaatama. Noh, ütleme nii, et siit oleks vaja nüüd üles tagasi tal minna. Vaatame, kas see tal õnnestub, sest see on väga järsk siit. Võib tunduda, et on madal, aga üsna järsk värk. Vaatame.
No siin ma kuulen, aga siit on kõva ülesminek ka. Oi, vale pool. Niisugune suht äge. No. See kallak, mis nagu siin oli, siit maalt ülesse, ma arvan, et see on niisugune päris hea proovikivi talle ja sellega ma juba olen rahul, sest siit me käsitsi üles teda ei jaksa lükata. Aga see tundub, et liigub. Nii, tegime niisuguse väikse sinna allasõidu ära. See kõrguse vahe võib isegi mingi 50 sentimeetrit olla. Patareid jäi mulle alles 99 prossa. Ehk siis ma arvan, et see on päris hea tulemus, sest niisugust pikka nii madalalt üles tulekut mul väga tihti, ma arvan, et ei ole, et siis ma teen selle tõmbe või lükke autoga ära. Et mulle hetkel tundub, et on päris hea. Eks siis vaatame. Saame katsetada võib-olla mingeid uusi videosi sellest teha hiljem. Võib-olla tuleb siin mingi asi välja, et no täielik jama. Siis kindlasti me sellest ka räägime. Et saab näha, ma korra huvi pärast katsun siin, kas siin on mõni selle sõidu peale mõni juhe ka soojaks läks või ei läinud. Kõik on külm, mis on hea, mis näitab seda, et ühendused on korralikud. Ükski juhe soe ei ole selle sõidu peale. See on väga hea. Hetkel ma olen niisuguse kiire testimise peale ülirahul. Saab näha, mis see pikaajaliselt teeb, aga selle video lõpuklipi ma teen, täna me peame jälle pooleli jätma, aga teen siis, kui mul on kõik ühendatud, seina külge kinnitatud, ilusti juhtmed ära kinnitatud ja muud ei olegi midagi praegu. Et lähme õhtul ära ja mingisuguse resuldi me saime siit täna, et tšau! Nii, tegime selle ringi ümber maja endale ära. Meele tegi mul see väga rõõmsaks. Toimis niisuguse kallakute asjade peal väga hästi. Akut jäi alles mulle 100%-st 92. Päris hea. Niisuguseid ringe me kindlasti ei hakka sellega tegema. Eriti mulle meeldis see 360, mille see seade võimaldab ära teha, nii et saame veel seda siin Eestis võib-olla paar korda testida.
kindlasti ma hakkan seda väga palju kasutama enda mugavuse pärast, et alati on mulle seal kuskil Austrias kunagi löödi patsu, et kuidas ma selle autoga ära parkisin selle käru õhtul hilja pimedas, et aga mugavus ka loeb ja kindlasti saame parematesse kohtadesse ennast sättida, paremini paika, kõik see on väga super variant, et loodame, et see asi kestab ka, garantiid tal on ja muud ei olegi midagi, like ja subscribe, kui on küsimusi, küsige või võite otse ka küsida, et kus ma selle toote ostsin ja tšau!